Tere! Eesti on väike, ilma geograafiliste tõketeta maa, millel elab väikesearvuline rahvas. Kangekaelne, töökas, innovaatilise mõtlemisega, kes on suurema osa oma olemise ajast olnud ka väga julge. Tänu julgusele oleme me ka vaba rahvas. Vabam, kui ehk kunagi varem ajaloos on Eesti rahvas olnud. Vabadus on teinud meid jõukamaks. Maailma võrdluses on meil palju raha, palju autosid, palju ilusaid koolimaju, keskväljakuid ja ministeeriumi hooneid. Kuid mulle ei tee muret see, et meil ei ole ikka veel 4-realisi kiirteid Tallinna ja Tartu vahel kiiresti sõitmiseks või veel suuremal hulgal uhkeid kultuuriehitisi. Mind teeb murelikuks see, et me ei ole enam niivõrd õnnelikud selles vabaduses. Me oleme omavahel tülli pööranud ja meid valdab iga päev ärevuse tunne. Me ei ole oma riigi toimimisega rahul. Üha rohkem inimesi tunneb, et ollakse ilma jäetud millestki. Põhjus on selles, ma arvan, et me ei tea, millist tulevikku me nüüd tahaksime. Tunnetan, et see olukord on põhjus, miks Paide teatri inimesed on selle kõneteatri algatanud. Paide teater ei ole mind aga kutsunud siia rääkima sellest, mis kõik on valesti, sest puudustele oskavad näpuga näidata paljud. Mind on kutsutud siia rääkima sellest, kuhu ja kuidas edasi. Ma mõtlesin nädalaid, millisest tuleviku osast ma peaks teile täna siin rääkima. Kliima soojenemise pidurdamise võitlusest ja rohepöördest on räägitud väga-väga palju. Ja see ongi meie tuleviku muutuse üks osa. Minus aga pulbitseb välja soov rääkida sellest, kuidas me Eestit seest poolt näeme ja mis otsuseid me peaksime tulevikku silmas pidades sissepoole tegema. Eelkõige on meil vaja Eesti riigi kohta mõtlemise nihet. Mõtlemise nihkumist, mida mina nimetan süva Eesti suunas. Mõtlemist Eestist kui 45 000 kilomeetri suurusest maalapist, kus kõikjal elavad inimesed ja kus riigi ülesanne on tagada, et nad ka tulevikus seal elada saaksid. Sellisest Eestist, kus inimese tervena elatud aastad, võimalus saada kvaliteetset haridust ja üldine sissetulekute tase ei sõltu enam postiindeksist. Talsingi ei saa olla kogu Eesti tulevik. See on vaid sild, mis ühendab meid muu maailmaga. Kuid meie enda kodu süda asub välisuksest kaugemal, maja sügavuses, Räpinas, Abjapaluojal, Antslas, Märjamaal, Toilas, Avinurmes ja Paides. Mis oleks, kui lepime kokku, et meie riigi ülesanne on tagada see, et iga inimene saab elada seal, kus ta tahab. Ja see ei tee teda vaesemaks ega ilmajäetumaks. Ta ei pea arstiabi või kvaliteetse hariduse saamiseks kolima Tallinnasse või vaesusest välja ronimiseks jagama pere pooleks Soomega. Ühtlasema ja õiglasema arenguga Eesti ehitamise puhul aga ei piisa enam kõlavatest sõnadest ega kantseliitliku terminoloogiat täis arengukavadest. Minu lapsepõlve kandi Ida-Virumaa arengu teemal võetakse viimasel ajal eriti murelikul toonil sõna. Mure on ka valatud dokumentidesse. On koostatud 4 erinevat Ida-Virumaa arengukava. Kuid keskmine brutopalk on seal endiselt Eesti kõige madalam ja saadava hariduse kvaliteet jääb kohati alla mitte ainult teistele Eesti koolidele, vaid ka ülemaailmse PISA testi pingereas meist kõvasti allpool olevate riikide keskmisele. Mõtlemise nihe peab toimuma seal, kus tehakse otsuseid maksumaksja raha jagamise kohta. Eesti riik ei ole loodud selleks, et ta oleks kuluefektiivne nagu ettevõte. Ometigi on pikki aastaid riiki nõnda juhitud ja ka täna on see regionaalpoliitilise mõtlemise üks aluspõhimõtteid. Näiteks meil on riigireform, mis seisneb selles, et Tallinnas olevad riigiasutused tuleb koondada ühte uude moodsasse majja. Ärge saage minust valesti aru, laristada ei tohi ja tulevaste põlvede arvelt elamine toob ebaõiglust juurde. Lihtsalt nihutab selle natuke kaugemale tulevikku. Ka bürokraatia vohab meil juba ammu üle igasuguse taluvuse piiride
Eesti riik maksab palju ja osa sellest ülekulust on põhjustanud ülereguleerimine ja rohke raha kulutamine menetlemisele. Kas te teate, et meil töötab regionaalarengu eest vastutavates asutustes üle riigi kokku ligi 400 inimest? Ja ma ei arvutanud siia sisse kohalike omavalitsuste töötajaid. 400 inimest lähevad igal hommikul tööle, et pidada koosolekuid, kohtumisi ja seminare, kirjutada arengukavasid, jagada toetusi, koostada määruseid ja kinnitada aruandeid. Tegelikult kõik siiralt uskudes, et see kõik käib regionaalse arengu huvides. Kuid tasakaalus regionaalarengut siiski ei ole, sest riigi toimimise alusmõtlemises ei ole toimunud seda vajalikku muutust. Investeeringuid saab ikka vaid siis, kus esitatud taotluse näidikud on kõige kuluefektiivsemad, kus on kõige enam kasutajaid rattateedel või trammiliinidel ja kus iga kulutatud eurosent on võimalikult odav per capita ehk siis inimese kohta. Kultuuri ja hariduse projektid ja investeeringud lähevad sinna, kus on kõige suurem hulk teatrikülastajaid ja kus on kõige rohkem lapsi koolis. Kõik need näidikud on suurimad Tallinnas. Ja nii ongi juhtunud, et kriisist väljumiseks planeeritud Euroopa Liidu taasterahastu kõik investeeringud on planeeritud Tallinnasse. Euroopa maksumaksja tahab, et iga tema kulutatud sent looks võimalikult suure tõuke arengule. Kuid miks oleme meie siin Eestis kokku leppinud, et võimalikult suur tõuge on mõõdetav vaid võimalikult odavas hinnas? Nii otsustame me täna näiteks koolide sulgemise üle, odavama hinna põhimõttest lähtuvalt. Kui Exceli tabelis kulud nulli ei lähe või kui lapse peale on hariduskulu Virtsus kallim kui Viimsis, siis järeldame, et Virtsus ei ole võimalik saada head haridust. Kõik haridusstrateegiad ja muutuva õpikäsitluse lähenemised on teisejärgulised, kui lõpuks otsustatakse kooli saatus pearaha Exceli järgi. Virtsu koolist ei tee head kooli mitte see, et tema tulud ületavad kulusid, vaid see, kas piirkonnas elavad lapsed, ükskõik kas neid on 60 või 1600, saavad hea akadeemilise hariduse, kasvavad õnnelike ja hingeliselt tasakaalus inimestena. Nõustun oma mõttekaaslase koolipappa Hendrik Aguriga, et kooli ülesanne on eelkõige kasvatada õnnelikke inimesi, endaga ja ühiskonnas toimimisega hakkama saavaid inimesi. Seega, mis oleks, kui lepiksime kokku, et enne kui me tormame väljaspool Tallinnat asuvaid koole sulgema, küsime endalt, kas need lapsed on seal koolis õnnelikud ja kas nad saavad seal neile vajaliku võimalikult hea hariduse. Aga küsime ka seda, et mis juhtub Süva-Eestiga, kui me Virtsu kooli kinni paneme. Mina olen üles kasvanud ühes Eesti väga väikeses alevis, mis aastate eest sai kõige depressiivsema väikelinna tiitli. Minu lennus lõpetas kooli 16 last, ehk siis see oli kõige ehedam maakool, kus ei ole paralleelklassi ega õppesuundi. Kuid sellest 16 lapsest on täna 2 doktorikraadiga ja puudub igasugune objektiivne alus väita, et Kiviõli esimene keskkool ei ole seal käivatele lastele parimat haridust andev kool. Jah, teda on kallim pidada kui mõnda suurt kombinaatkooli Tallinnas. Ma ei ole koolivõrgu korrastamise vastu, ammugi mitte näiteks riigigümnaasiumite vastupidi. Kuid ma olen selle vastu, et meie hariduspoliitilisi otsuseid juhib ainuisikuliselt härra Exceli kulutabel. Ma arvan, et kõik riigijuhid noogutavad minuga praegu kaasa, kuid sõnadele peab järgnema ka tegu ja süsteem meil vajab muutmist. Mis oleks, kui lepiks kokku täna kehtivale vastupidises reeglis? Investeeringu tegemine ja investeeringu taotlust peab kõige rohkem põhjendama mitte Paide, näidates, kuidas ta oma tuluga lõpuks Excelis välja tuleb, vaid Tallinn. Tallinn peab tõestama, miks ta Eesti kõige rikkama piirkonnana ei saa ikka veel oma tuluga hakkama. Regionaalpoliitiliselt peab meil tekkima esimene Eesti, mis on siis see Süva-Eesti, ja teine Eesti ehk siis Tallinn. Teeme oma riigi mõtlemises selle muutuse ja hakkame rakendama niinimetatud Süva-Eesti poliitikat. Veel üks mõte, mis eeldab mõtlemise muutumist. Meil on erakordne võimalus ehitada maailmas päriselt iga inimese jaoks
personaalselt toimiv riik. Selline riik, mis lähtub inimesest, mitte süsteemist ja võtab aluseks põhimõtte, et ta tuleb appi inimesele siis, kui inimene seda vajab ja seal, kus inimene seda vajab. Eesti riigi mõte on olla personaalselt kohal ja inimese jaoks olemas. Me ei peaks mõtlema sellest, kuidas on mugav valitseda, kuidas on süsteemil mugav korraldada sotsiaaltoetuste jagamist, vaid sellest, kuidas pöörata riik näoga inimese poole, et temal oleks siin mugav elada ja tegutseda. Eesti on nii väike, et meil ei tohiks olla anonüümseid kodanikke ja ettevõtteid. Me peame suutma igat inimest eesnimepidi kõnetada ja teada, millist tuge ta vajab ja kas üldse vajab ja pakkuda kõigile isiklikku lähenemist. Kuid täna ei ole meie riik personaalne ja ta on kaugel. Aina kaugemale inimesest läheb kahjuks. Kui Valgas ei saa enam juhilube vahetada või sõidueksamit teha, siis riigieelarve vaatest on tegemist hea otsusega, sest teenuste koondumine Tartusse on kuluefektiivne. Kuid valgalase rahakotti tuleb sisse suurem auk ja riik läheb temale kallimaks. Ta peab teenuse saamiseks lisaks maksudele veel juurde maksma oma taskust transpordi ja ajakulu selleks, et minna juhilube vahetama. Tartlane ja tallinlane ei pea. See suurendab taas piirkondlikku ebavõrdsust, kus niigi madalama sissetulekuga inimesed peavad kulutama lisaks raha, et teha juhilube või näiteks sõidutada last huviringidesse ja tagasi. Mingi osa teenuste koondumisest on vajalik, et tagada kvaliteet, näiteks eriarstide puhul. Kuid iga otsus, mis Eesti riik teeb, peaks andma vastuse 2 küsimusele. Kas inimene saab vajalikku talle personaalset abi ja kas ta saab seda seal, kus ta elada tahab? Eesti jaoks on kõige olulisem vara inimesed. Peale meie haritud ja töökate inimeste ning puhta looduse on meil vähe muud. Kuid paraku oleme me nii inimese kui ka looduse riigi ehitamise tuhinas silmast minna lasknud. Personaalne riik toob inimese meie riigi juhtimise mõtlemisse tagasi. Koalitsioonilepingud ja strateegiad räägivad palju struktuursetest muutustest, digi- ja rohepööretest, süsteemi reformidest, kuid juba ammu ei ole seal sõnu nagu näiteks eestlased või eestlane või eestimaalane või inimene. Just ainsuse vormis, sest mitmusesse pannes on tegemist jälle anonüümse massiga. Kui me suudame otsuseid tehes mõelda eestlasest, aga mitte teenuste klientidest või toetuse saajatest, mitte maainimestest või linnainimestest, siis me ehk saavutame muutusega oma otsustes. Väikesearvulise rahvaga riigi tark plaan ei ole kestlik kahanemine ja kuluefektiivne riigivalitsemine, vaid tugeva personaalse riigi harali ehitamine üle kogu Eestimaa, et elu oleks ja kestaks igas metsatukas ning Kalurikülas, Põlvast Noarootsini ja Audrust Vasknarvani. Jõukama, kestlikuma ja õnnelikuma Eesti saavutamiseks tuleb kõige rohkem aga investeerida just nimelt inimestesse. Aga see tähendab eelkõige investeerimist haridusse. Ja ma jõuan tagasi jälle oma algse jutu juurde Exceli tabelist, mis meie haridussüsteemi täna juhib. Õpetaja palk, kusjuures, ei ole kulu. Erinevalt näiteks koolimaja küttearvest. Õpetaja palk on investeering tulevikku. Kui me tahame jõuda Soomele järgi, siis me peame mõistma, et rikkuse on põhjanaabritele toonud haritud inimene, kellesse on investeeritud ja kes tunneb ennast õnnelikuna. Hea majanduspoliitika aluseks on tark hariduspoliitika. Ja tark hariduspoliitika ei ole huvihariduse kulude kärpimine. Tuleviku Eesti edusamme ei saa me mõõta üksnes SKT abil, vaid ühiskonna rikkust hindame meie inimeste haridustaseme ja õnnelikkuse järgi. Üsna nii, nagu soomlased teevad. 103-aastane Eesti oli 2020. aastal õnnelikkuse indeksi edetabelis 40. kohal 156 riigi hulgas. See on madalam koht kui Leedul, rääkimata Soomest, kes troonis õnnelike inimeste riikide edetabelit. Õnnelike inimestega riikidel on tõesti kõrge SKT, kuid lisaks elavad seal inimesed pika ja tervena
elatud elu. Neil on olemas sotsiaalne turvavõrk, mis püüab nad kinni, kui midagi halba peaks juhtuma. Nendes riikides on inimesed valdavalt heas tujus, lahked, nad tegelevad palju heategevusega ning tunnevad, et neil on olemas vabadus teha oma eluvalikuid ise. Need on need kriteeriumid, mille järgi hinnatakse õnnelikke riike. Just viimane punkt on olnud Eesti üks suurimaid murekohti selles indeksis. Kui eestlane tunneb, et riigis tehtud otsuste tulemusel ei ole tal vabadust teha oma eluvalikuid ise, siis ta ongi õnnetu. Mis oleks, kui me mõõdaks oma edukust tulevikus ka õnnelike inimeste riikide edetabeli põhjal? Seda kõrvuti SKT, konkurentsivõime, innovatsiooni, meediavabaduse ja korruptsiooniga võitlemise pingeridadega, kus meil läheb ju üsna hästi. Seega, kuhu edasi? Mina ütleks, et Paide ja Narva ja Kuressaare suunas. Kuidas edasi? Muutes oma mõtlemist, oma põhimõtteid ja mängureegleid, kuidas me tegelikult oma ühist elu siin korraldame ja ühist raha jagame. Jõudu meile, eestimaalastele ja Eestile ja suur tänu, et ära kuulasite. Nii, lihtne ei ole. Aitäh.